mina olen Kristi. Ma olen tantsija, koreograaf, treener, toitumisnõustaja ja ettevõtja. Ja mul on sulle üks küsimus. Mis on edu? Võib-olla sa tead seda vastust, võib-olla sa pead natuke selle peale mõtlema, aga sinu ja minu jaoks on edu kindlasti erinev. Ja minu ja selle inimese jaoks, kes siin kaamera taga on ka edu kindlasti erinev. Aga kuidas me siis mõistame seda ühiselt, et mis on edukus ja mis on selle edu taga? Kui me mõtleme inimestele, kes on nii-öelda ühiskonna poolt edukad, siis nendel kõigil on oma lugu, erinev lugu, kuidas nad on saavutanud selle, mis nad on saavutanud. Aga kui me võtame nüüd selle loo nii-öelda detailideks lahti, siis me tegelikkuses leiame sealt tagant ühe ühise nimetaja ja selleks on distsipliin. Distsipliin on valik teha seda, mida sa tahad teha praegu või seda, mida sa tahad teha kõige enam. Ehk siis meil kõigil on valikud. Minul on valik, sinul on valik. Sa oled valinud praegu seda, et sa vaatad seda videot. Ja nende valikutega me loome oma elu, selle raja, mida me kõnnime. Nüüd inimestena meil on tihtipeale selline oskus või tahe valida neid lihtsamaid valikuid. Aga näiteks sa tahad vaadata filmi selle asemel, et minna trenni. Sa tahad minna sõpradega välja selle asemel, et kodutöid teha. Või siis töö asemel scrollid hoopis sotsiaalmeedias. Ehk siis ma kujutan ette, et kõigil meist tuleb kohe mingi asi nagu ette, millega sina just seostud. Aga igapäevaselt me peaks tegelikult mõtlema, et meie valikud on just selles suunas, kuhu me tahame jõuda, mis on meie eesmärgid. Ja muidugi me ei saa olla 100% perfektsed, selles mõttes, et kõik võib olla nii-öelda kehvemaid valikuid, paremaid valikuid, aga me peaksime sellele kogu aeg mõtlema oma igapäevastes tegevustes. Näiteks minu enda puhul, täpselt samamoodi, mina olen üks nendest, kellele meeldib filme vaadata, aga ma ei saa seda teha kogu aeg, siis kui mul tekib lihtsalt mõte, et tahaks filmi vaadata. Miks? Sellepärast, et see ei lähe kokku sellega, mis on minu suuremad eesmärgid ja seega ma pean tegema neid valikuid, mis on nii-öelda raskemad valikud. Ja jah, ma saan öelda, et ma ei pea ju midagi tegema, et see on minu valik. Aga siiski, kui ma tahan jõuda mingi eesmärgini, siis mul peab olema see distsipliin, et ma teen neid raskemaid valikuid ja ma liigun nende nii-öelda suuremate eesmärkideni. Ja võib-olla siinkohal ongi see hetk, kus sa saad võib-olla mõelda, et mis on sinu need valikud, mida sa igapäevaselt teed. Nüüd, kui ma mõtlen nii-öelda aastaid tagasi, tuli mu hea sõbranna ja tol hetkel ka minu treener Sandra tuli trenni ja tal oli terve hunnik pabereid käes, kus olid peal tsitaadid. Ja ta palus, et me igaüks valiksime endale ühe tsitaadi, mis meid kõnetab kõige enam. Ma valisin enda tsitaadi ja see mõte on minuga olnud sellest ajast saadik. The only time success comes before work is in the dictionary. Hästi lihtne. Isegi kui sa tõlgid selle eesti keelde, siis see kõlab täpselt samamoodi. Ainuke kord, kui edu tuleb enne tööd, on sõnastikus. Lihtne ja loogiline, aga see ei tee seda kergesti tehtavaks. Kui ma mõtlen inimeste peale, keda mina pean edukaks või kes on minu sõprusringkonnas ja minu tuttavad, siis ma ei tea edukat inimest, kes ei oleks meeletult töökas. Nad teevad seda, mida teised ei ole valmis tegema ja nad on hästi järjepidevad oma eesmärkide nimel. Ja kui ma mõtlen kõikide võistluste peale, kus ma ise olen koos oma tiimiga tulnud tagasi kullaga, kas maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused, kas nii-öelda Semiiri aegadest või praegu TalTech cheerleadersite aegadest, siis selle taga on olnud meeletu töö, meeletud tunnid trenne. Ja selle
selliseks heaks näiteks on võib-olla üks olukord enne võistlusi, kus meil oli põhimõtteliselt kava ei olnud veel täitsa valmis, vaja oli harjutada ja meil oli paar päeva ainult jäänud ja siis treenerid tulid põhimõtteliselt, ütlesid meile, et okei, nüüd on niimoodi, et saali saab põhimõtteliselt ainult hommikul kell 7 või õhtul kell 10. Ja see oli kusjuures nädalavahetuse päev. Ja selle peale me praktiliselt, nad küsisidki meilt, et kumba aega me tahame ja selle peale me praktiliselt ühest suust vastasime, et mõlemat. Et see asi ei olnud selles, et meil oleks meeletu motivatsioon olnud seda teha, vaid me teadsime, mis on vaja, mis on see rutiin, mis on see töö, see raske töö, mis on vaja teha selleks, et me saavutaksime oma eesmärgi, et me annaksime endast 100% või lausa 200%. Ja mu hea sõbranna Elli tuletas mulle just või õigemini tõi mu ette ühe mõtte paar päeva tagasi just, et motivatsioon on amatööridele, distsipliin on professionaalidele. Ja see pani mind väga just selle peale mõtlema, et motivatsioon on selline asi, millest me räägime hästi palju, kuid see nii-öelda tuleb, läheb, ta ei ole meie enda poolt kontrollitav mitte kuidagi. Aga distsipliin seest on õpitav ja see on täiesti sinu kontrolli all, sa saad ise kasutada kõiki nii-öelda oskuseid, mis sul on selleks, et luua endal rutiin, selleks, et luua endale harjumused ja distsipliin on täiesti sinu kontrolli all. Ka minul on olnud neid hetki, kus mul ei ole üldse motivatsiooni, on olnud pikemaid perioode, kus mul ei ole motivatsiooni minna trenni, tantsima, lihtsalt ei ole. Olenemata sellest, et tantsimine on minu jaoks see asi, mida ma armastan väga ja olen armastanud terve elu. Aga siiski on neid hetki, kus seda motivatsiooni ei ole. Ja nendel hetkedel on mind aidanud just see distsipliin. See, et ma tean, mis on vaja teha selleks, need harjumused, see järjepidev töö, selleks, et ma saaksin saavutada selle eesmärgi tantsimises just, mida ma tahan. Seega motivatsiooni, see on ülihea, kui sul see on ja kasuta seda kohe kindlasti. Kuid kui motivatsiooni ei ole, siis see ei tähenda, et sa tegeled vale asjaga või et sa peaksid alla andma. See on pigem just see koht nüüd, kus need motivatsioonimöönad tuleb distsipliini abil nii-öelda üle elada ja selle distsipliini abil edasi liikuda. Ja kui see distsipliin või see rutiin tundub sinu jaoks nüüd praegu võib-olla natukene kuiv või ebameeldiva kõlaga, siis tegelikkuses see on lihtsalt eesmärgid ja planeerimine, sinu aja planeerimine, sinu eesmärgid. Seega ära karda nii-öelda tulla oma mugavustsoonist välja, teha midagi, mis on raske ja ära karda eksida ja planeeri asju, mis panevad sind nii-öelda natukene hinge sees värisema, mis on sinu mugavustsoonist väljas. Tänu sellele sa arened ja tänu sellele sa jõuad iga kord samm haaval edasi. Isegi kui sa eksid vahepeal ja sa tuled sammu tagasi, siis sa ei alusta nullist, vaid sa lähed edasi juba kogemusega ja sa oled igal juhul samm eespool. Nüüd need põhilised 3 mõtet, ehk siis motivatsioon on amatööridele, distsipliin on professionaalidele. Ainuke kord, kui edu tuleb enne tööd, on sõnastikus. Ja distsipliin on valik selle vahel, mida sa tahad praegu ja mida sa tahad tulevikus. Siis need 3 mõtet annavad sulle ka selle suure pildi, mis on tegelikult edu ja kuidas seda saavutada. Ja edu on see, mis sa ise endale eesmärkidega sead, mida sa planeerid ja mida sa distsipliini läbi nii-öelda täiustad kogu aeg. Nüüd, mis ma tahan sulle veel lõpetuseks öelda, ongi see, et palun ole hea, ära mõtle seda, et sa pead olema enesedistsipliini professionaal kohe nüüd ja praegu. See on õpitav. Kõik on õpitav. Ehk siis anna endal lihtsalt aega ja ära anna alla siis, kui sa tunned, et miskit on hästi raske.